Niisiis, kõigepealt ma login siis e-kooli sisse. Mina kasutan e-kooli sisse logimiseks Passkey'd ehk turvavõtit. Ja kui te kõigepealt e-kooli sisse logite, siis on teil veel vana vaade ees. Ja selleks, et uut vaadet avada, on üleval olemas nupp Uus õpetajate töölaud. Esialgu on minu töölaud tumedas teemas. See on praegu hetkel minul siis süsteemi järgi. Ja kui teil on soov oma teemat muuta, siis selleks vajutate oma profiili pildi peale ja siis on teema. Koolituse jaoks panen täna heledasse teemasse. Zoomime natuke sisse ka. Uus töölaud pakub samu võimalusi, mis ka vana töölaud, aga natukeste lisaväärtustega. Et meil on uueks osaks on minu päevakava, mida me siis täpsemalt vaatame, kuidas sellega töötada siis natuke hiljem. Ja uueks funktsionaalsuseks on ka meil tahvel. Kõigepealt alustaks sellega, et kuidas saaks lisada päevikuid. Päevikute loomine käib siis minu päeviku bloki juures. On olemas siuke väike nupuke siin 3 täpiga. Ja vajutame lisapäevik. Mina näiteks lisan siia juurde ühe paralleelklassi, näiteks teeme teine B eesti keel. Ja on võimalik siis lisada oma päevikutele värvi ja ikoone. Nii, paneme mingisuguse ikooni siit ja teeme siniseks. Kõik muud asjad on täpselt samamoodi nagu vanas versioonis. Valime õppekava ja saame valida põhikool ja saame siis valida kursuse. Lisaks oleme toonud siis siia juurde nüüd võimaluse kasutada otsingut. Et ma panen siia eesti keel. Siis ta pakub kõiki eesti keele kursuseid, mis asuvad siis põhikooli õppekavas. Eesti keel 2, õppeaasta on meil 25-26, aga on võimalik ka luua siis vanu päevikuid eelmisesse aastasse. Ja lisa uus päevik. Uus päevik tekib meil ilusti siia minu päevikute blokki. Minu päevikute blokis on tegelikkuses juurde tulnud ka lisafunktsionaalsuseid. Et meil on tegelikult, kui siit sama seda nuppu vajutada, on 3 varianti päevikutele. Minu päevikud avab siis sama vaate, mis on siin päevikute blokis, kuid annab võimalusi seda päevikute blokki töölaual siis ära peita. Et panen siit selle kinni ja salvestan muudatused, kaob see töölaualt. Ehk siis need, kellel on soovi näiteks väiksema ekraani peal kasutada e-kooli, ei pea seda päevikute blokki endale sisse lülitama. Selleks, et seda tagasi saada, vajutan täpselt sama nuppu, minu päevikud ja näitan minu päevikuid avalehel. Kui näiteks te teete kursuseid ja teil saab kursuse lõpus päevik läbi, te panete päeviku lukku ja te ei soovi seda päevikut enam päevikute blokis näha, siis teil on võimalik see päevik endalt siit ära peita. Päeviku juures vajutan 3 nupukest ja vajutan nuppu peida. Küsib, oled sa kindel? Me oleme kindel ja peidame päeviku ära. Kui aga on vajadus seda välja tuua, siis on peidetud päevikud ja vajutan silmakese peale. Kõiki neid muid tegevusi saate ka siin ühes samas aknas teha. Eelmiste aastate päevikud kuvatakse ainult siin vaates, et neid meil siin minu päevikute blokki ei tule. Nii. Päevikute bloki poolest meil rohkem enam midagi vaadata ei ole, et liiguks siis selle meie kõige uudsema teema juurde, milleks on siis päevakava. Päevakava siis annab teile võimaluse planeerida oma tunnid ette, näha, kus teil on tunnid sisestamata ja võimalusel näete ka ära ka, kui teil on mingid kontoritööd näiteks ainetunniga ehk siis tavaklassitunniga näiteks ühendamata. Nii, ainetunni sisestamine käib e-koolis mitmest kohast nüüd uue töölaua pealt. Põhikoht on muidugi meil päevakava.
vajutan siin omal tunninumbri juures ainetunnile. Avatakse automaatselt päevikute valik. Siin on ka võimalik teil otsida. Praeguse seisuv valime näiteks 3. matemaatika. Minul on siin koolituse jaoks lisatud töökava. Saan lisada siis töökavast otse tunni sisusi. Nüüd on ka võimalik otse kohe lisada ka siit kodutöö. Et näiteks lõpeta tunnis antud tööleht. Ja peale seda, kui te olete ära pannud päeviku, automaatselt valitakse kohe kuupäev ja tunninumber siis päevakava järgi, pealkiri, kirjeldus, soovisin ka lisada kodutöö, on siis 2 võimalust, kuidas siis see tund siis salvestada. Kui ma kasutaks salvesta ainetund, salvestatakse see ainult ühe päeviku jaoks. Aga mul on ka variant kasutada salvesta ja dubleeri. Ta dubleerib kogu sisu välja arvatud päeviku nimetuse ja näiteks ma sooviksin lisada kohe paralleelklassile tunni. Vahetan siin tunni numbri ära, paneme näiteks, et on 4. tund täna, aga kõik muu jääb samaks. Ja nüüd seekord salvestan. Ja lisati siis 3. B-le matemaatikatund ja 3. A-le matemaatikatund. Mina tegin avastuse, et oih, mina olen unustanud kodutöö panna õigeks kuupäevaks. Võtan siit, kuna ma olen siin juba varem kodutööd ka lisanud, siis ma võtan siit selle õige kodutöö ja tegelikult tahan ära vahetada, et see kodutöö on hoopis reedeks. Ja salvestan muudatused. Ehk teil on võimalik minu päevakavast muuta, lisada ja kustutada kõiki oma tegevusi. Soovin päevikusse liikuda, vajutan päeviku nimele. Viiakse mind automaatselt päevikusse. Tahan muuta tunni sisu, vajutan tunni pealkirjale. Saan vahetada siin tunni numbrit, kuupäeva, pealkirja, kirjeldusi, võimalik on ka kustutada. Tahan näiteks kontrollitööd muuta, mis on selle tunniga seotud. Ja samamoodi ka kodutöid. Kes on juba tähele pannud, et ka üleval pakutakse varianti vaadata ainetundi ja kuupäevavaadet. Kuupäevavaade on siis seesama siin. Nii, teised kohad siinsamas esilehel tunni sisestamiseks on meil näiteks samasse päevikusse siis samalt külje pealt. Päeviku külje pealt saab lisada ainetundi, kodutööd, kontrolltööd. Ja teine koht on siis minu päevikud. Tavapäraselt saab muidugi ka päevikus seest ainetundi, kodutööd ja kontrolltööd lisada. Kontrolltööde puhul on oluline märkida ära enda jaoks see, linnuke siin, et kui ma ei pane seda linnukest, salvestatakse see suur töö siis ülesandena, mitte kontrolltööna. Et siit on ka näha, et on kontrolltöö tulbad ja on ülesande tulbad. Nii. Mõtlen, kas siit ajakavast on veel midagi vaadata. Kontrolltöö ja kodutöö ühendamine. Et praeguse seisuga näidatakse teile ära, et kui teil on mingisugused kontrolltööd või näiteks kodutööd ühendamata ainetunniga, siis näiteks päeva alguses näetegi, et ahaa, et meil peaks täna kontrolltöö olema, ma ei ole lisanud näiteks tänasesse päeva veel ainetundi, mis saaks siduda selle kontrolltööga. Selle jaoks võite kasutada seda plussmärki siin või siit samast kohe siit samast võtta pluss ainetund. Paneme siia ka kontrolltöö tunnis. Nii, ja lisame talle näiteks, paneme 5. tund. Ja salvestan ainetunni. Ülevalt kaob ära ja lisatakse selle kontrolltöö lisatakse siis selle aine-, 1 aine-, 2 aine-, 3 aine-, 4 aine-, 5 aine-, 6 aine-, 7 aine-, 8 aine-, 9 aine-, 10 aine-, 11 aine-, 12 aine-, 13 aine-, 14 aine-, 15 aine-, 16 aine-, 17 aine-, 18 aine-, 19 aine-, 20 aine-, 21 aine-, 22 aine-, 23 aine-, 24 aine-, 25 aine-, 26 aine-, 27 aine-, 28 aine-, 29 aine-, 30 aine-, 31 aine-, 32 aine-, 33 aine-, 34 aine-, 35 aine-, 36 aine-, 37 aine-, 38 aine-, 39 aine-, 40 aine-, 41 aine-, 42 aine-, 43 aine-, 44 aine-, 45 aine-, 46 aine-, 47 aine-, 48 aine-, 49 aine-, 50 aine-, 51 aine-, 52 aine-, 53 aine-, 54 aine-, 55
ehk siis te saate oma igapäevategevused ära teha kõik minu päevakava kaudu. saate lisada, saate lisada siis ainetundi, saate lisada kontrolltöid, saate lisada koduseid ülesandeid, saate muuta, saate kustutada. et näiteks võtamegi kohe lõpetatunnis antud tööleht, kuna ma olen neid lisanud topelt, siis lihtsalt vajutan kustuta. ja see on eemaldatud meil. tahan ka selle teise ära kustutada, samamoodi. nii. süsteem mäletab, millise päeviku me oleme viimasena lahti võtnud, et kui me võtame siitkaudu 3. A matemaatika, vahetame siit päeviku valikust, vahetame ära päeviku näiteks 2. klassi eesti keele peale. Lähme teeme avalehes mingeid muid tegevusi, aga kui me tagasi lähme, siis avatakse automaatselt see eesti keele valik. osade päevikute juures võib teil olla märgistus siin kõrval 2 mehikesega, see tähistab seda, et päevikus on näiteks mitu õpilast. et seda me saame täpsemalt pärast vaadata, kui me oleme siin lisanud näiteks asendusõpetajaid. koolid, õpetajad, kes töötavad mitmetes koolides, saavad oma koole vahetada siis siit ülevalt, vajutada siia kõrvale, siis on kõik teie koolid siin valikus olemas ja saate lihtsalt neid vahetada. päevik ise ei ole muutunud. et ainukesed asjad, mis me liigutasime ümber hetkel on siis, paneme teise päeviku, kus mul on rohkem valikuid, on siis välja võetud, on siis ainetunni sisestamine, kodutöö ja kontoritöö. kõik muud valikud, perioodi hinnetega, teist tüüpi kokkuvõtted hinded, aastahinded, kõik on veel ikka siin. ja päeviku lukustamine käib ka plussmärgi alt. kõik muu on täiesti tavapärane. saate tunnikirjeldusi muuta, kõik muudatused, mis te siit teete, muudetakse ka ära siis avalehel siis päevakavas. nii, üks lisaarendus on veel ka päevikuvestlused. Teil on võimalik vestlusi alustada mitmetes kohtades päevikus olevate õpilastega ja õpetajatega. et näiteks vajutan siit vestlus, avatakse lisaaken, kus siis on lisatud kõik õpilased, kes on antud päevikus sees ja te saate siin omavahel suhelda. avavestlus avab vestluse täisvaate, mis on täpselt samasugune nagu vanas e-koolis. ainuke eripärasus on nüüd see, et vestluste nupp ise on toodud profiili nupu kõrvale. et kui ta vanasti oli teil siinpool, siis nüüd on ta siinpool. sama vestluste variant on olemas ka siin minu päevikute plokis ja päevikus sees. päeviku muuda nupp on jäänud siia ja ka avalehel on võimalik päevikut muuta, võttes siis päeviku plokist antud päeviku. aga liigume edasi, sündmused. sündmused on täpselt samamoodi nagu vanas e-koolis. lihtsalt oleme muutnud natukene disaini just seoses minu eemal viibimistega ehk siis õpetaja puudumisega. et me oleme ühildanud disaini uue sündmuste lisamisega. valin põhjuse, põhjused tulevad siis administraatori poolt lisatud klassifikaatoritest. näiteks määrame, et muu oder, milleks on, mis ma võiks panna, paneme klassi kinno. Lähme minema klassiga 12:30, näiteks homme. ja asenduste seadet annab siis teile võimaluse lisada automaatselt päevikutesse asendajad. võtan lisaasendaja, saate otsida. määran siit mõned õpetajad endale asendajateks. saate teavitada õpilasi asendustest, siis tuleb teavitus neile uudisvoogu ja teavitada asendusõpetajaid e-posti teel. mina panen hetkel need välja. ja lisan puudumise.
Need õpetajad nüüd on lisatud päevikutesse. Te näete siin päeviku juurde on tekkinud jagatud ikoon, ehk siis see tähendab seda, et päevikusse on lisatud juurde lisaõpetaja. Et siis te teate, et kui te näiteks pikemaks ajaks ära lähete või ja tulete varem ära, et siis te näete ära, et äkki on kuskilt päevikust vaja mõni õpetaja ära eemaldada. Ehk siis see tähendab seda, et te peate tegema muudatusi asenduses. Nüüd siit siis eemaldate õpetajad ära. Sündmuste lisamine käib täpselt samamoodi. Lisa kooliüritus, sündmuse pealkiri, mis me võiks võtta, paneme näiteks kooli sügislaad. Saate lisada kirjelduse, saategi lisada, millal toimub. Saate saata kutsed klassidesse ja lisada kaanepildi. Võtame selle sama pildi, mis mul siin juba olemas on. Ja siis ära avaldada. Sündmuste puhul kuvatakse teile esimest 5 lähimat üritust ja kui te soovite näha täisvaadet, siis on kõik üritused kalendris. Kalendrisse on võimalik minda 2 kohast, üks on siis sündmuste juurest ja teine on siit külje pealt. Kalendris on uueks asjaks sündmused, ehk siis kuvatakse kõiki eemal viibimisi ja koolisündmuseid ja ülejäänud osad on täpselt samad, mis asuvad hetkel tunniplaanide moodulis, ehk siis klassid, õpetajad, ruumid, kontoritööd ja ressursid. Ressursid on siis uus nimetus broneeringutele. Sündmuste juures saate vaadata või kalendri vaates saate olla kas kuu või nädalavaates. Kui liigute nädalate vahel, siis täna nupuga saate tagasi. Ja siis on teil võimalik filtreerida sündmuseid, ehk eemaldame sündmused siit hetkel ära, ka eemal viibimised on võimalik ära võtta. Või saate vaadata täpselt seda, mida teil soov vaadata on. Sündmuseid saab kalendrist lisada 2 moodi, kas siit lisanupuga või vajutades konkreetse päeva peale ja valides siis kuupäeva. Nädalavaates on võimalik siis kellaajaliselt juba ära määratleda, et võtame siit näiteks, võtame neljapäev kell 9. Siis ta avab kohe neljapäev kell 9 ja saate ära täita ja avaldada. Kõige uuem asi veel, millega te ilmselt olete juba tutvunud seoses selle nimekirjaga siin, on tahvel. Tahvlil on hetkel 2 võimalust, kuidas seda kasutada. Kas kasutada seda privaatsete märkmete jaoks või teadaannetena koolitöötajatele. Et näiteks lisame, et märkmikud õpetajatele kätte saab sekretäri käest. Jagan seda koolitöötajatega ja lisan tahvlile. Automaatselt saadetakse see teavitus kõigile õpetajatele siia tahvlisse. Õpetajad saavad seda lugeda ja vaadata. Mina isiklikult saan seda ka muuta. Ütleme nii, et märkmikud said otsa. Soovin ära kustutada, kustutan ära. Enam seda teistele ka ei näidata. Või soovin endale ise lisada mingisuguse meeldetuletuse Viiraama. Ja salvestan. Et selles suhtes saate kasutada seda enda isiklike märkmetena või siis teavitustena kõigile. Kõik moodulid, mis olid ka olemas vanas e-koolis, on ka kättesaadav ka uues töölavas, milleks siis on õpetaja aruanded. Saate vaadata oma koormust, kuna mul on ka tegelikkuses teises vaates olemas õigused, siis mina näen natuke rohkem. Aga näete ära õpetajate koormusi, tundide kirjeldusi, lukustatud päevikuid ja vanu päevikuid.
et kõik need aruanded on praegu koopia siis vanast e-koolist. olemas on ka materjalid, täpselt samasugune, nagu on vanas versioonis. Siia siis ilmuvad kõik failid, mida te näiteks olete päevikute kaudu lisanud. Teie töökavad on kõik siin, töökavasi saate siit ühendada päevikutega. et näiteks võtan minu töökavad ja lisan siit koolipäeviku juurde. samamoodi on materjalidega, et saan jagada siin materjale personalidega või näiteks lisada päevikule. näiteks paneme siin 3. A klassile. materjalide lisamine käib ka päevikus seest, et kui päeviku lahti võtta, siis näita töökava ja materjale, lisamaterjalid, nupp ja saate siit lisada päevikule. kõik need samad materjalid kuvatakse siis õpilastele nende materjalimoodulis. see on olemas ka kujundav hindamine, hetkel on see mul tühi, kuna õppeaasta alles algas, on olemas õpiväljundid. õpiväljundid saab ära täita. ütleme, kas mul on siin mõni õpiväljund olemas. väga tore õpiväljund. aga igatahes saab siit õpiväljundeid oma kursustele juurde lisada. kui te muudate õpiväljundid ühe kursuse peal, näiteks matemaatika 1. klass ja teil on koolis mitu matemaatika 1. klassi päevikut ja neid õpetab erinevad õpetajad, siis tähendab seda, et kui te siit juurde lisate õpiväljundi, siis see õpiväljund lisatakse juurde ka teistesse päevikutesse. ehk siis kui te õpiväljundeid loote, siis oleks mõistlik ühiselt kõikide 1. klassi matemaatikaõpetajatega seda teha. nii, halda õpiväljundeid, avalda uus. paneme siia näiteks lihtsalt õpiväljund number 1. saan teha mustandina või salvestada automaatselt kohe ära. ja õpiväljundeid saate avada ka päevikust, selleks on eraldi nupp siin olemas. hetkel siin 2. klassi eesti keeles mul ei ole, saan lisada. ja õpiväljunditega on siis olukord selline, et õpilastel on olemas õpiväljundite nii-öelda mapp või vaade, kus siis nemad näevad kõiki neid õpiväljundeid, mis on lisatud antud päevikutega ja kuhu neid on lisatud päevikusse. ja õpiväljundid saavutatakse siis positiivse hindega, et näiteks kui teil on koolis 5-pallisüsteemis hindamine, kus siis 1 ja 2 on negatiivne hinne, siis õpilasele kuvatakse, et tal ei ole õpiväljundid saavutatud, kui see hindeks on 1 või 2. alates 3-st märgitakse õpilasele, et ta on õpiväljundid saavutanud. viimaseks on kursused. kursused on meil siis õpilase valikud õppekavas. siin saab kursuste komplekte luua administraatorid ja koolijuhid. kursuste valikus siis koostatakse erinevatest kursuste komplektid, saadetakse need õpilastele, õpilased saavad siis registreerida. aineõpetaja vaates on teil olemas lihtsalt ainult õpilase ülevaade, kus te näete, kas õpilane on näiteks teie kursusele ennast registreerinud. nii, moodulid on läbi, aga vaatame ka üle, mis meil siin enda profiili all on. profiili all, nagu ennist mainisin, olid teemad. siin on ka olemas nupp, kuidas minna tagasi vana e-kooli juurde. siin on teie kontoseaded. kontoseaded on täpselt samamoodi nagu meil praegu hetkel minu profiil. ainukese lisana on tulnud siis perepaketi nupp on liikunud minu profiili alla. teised variandid on tooteuudised. siin on siis meie mõttekoja teadaanded, kus me jagame siis, kui mingi uus versioon on välja tulnud, jagame, mis funktsioonid, mis parendused ja mis parandused. lisaks näiteks siin on ka mainitud täpselt ära see perepaketi nupu liikumine. et soovitan seda siin vahetevahel ikkagi klõpsata ja vaadata. ja esitaja ID viib siis meie mõttekoja lehele, täpselt sama leht, mis siin, aga lihtsalt koht, kus on võimalik teil siis lisada ideid, mida te soovite e-koolis näha. viimaseks näitan teile ära meie abinupu.
abinupu juures leiate meie kontaktvormi, mis viib siis kontakt.e3.eu lehele. Saate meid abi paluda, siis on meil teadmusbaas, mis viib siis help.e3.eu lehele, kus te saate vaadata kõiki artikleid, mis on e-kooliga loodud. Õpetajatele, klassijuhatajatele on nüüd ka lisaks loodud e-kool V3 õpetaja töölaod, juhendid, et need on siis ilusti kättesaadavad. Neid siis me uuendame pidevalt. Ja viimasena on siis kogukond, mis viib siis foorum.e3.eu lehele. Aga vaatame siis kiirelt veel korra üle, mis me täna vaatasime. Meil on päevakava alt saab lisada ainetundi, saab lisada koheselt ka kodutöö, saab salvestada ja dubleerida antud sisestusi teise päevikusse. Kõik on muudetav päevakava vaatest. Päevikut saab vahetada ülevalt ja ka päevikus seest on võimalik kõiki tegevusi teha. Aga siinkohal ma lõpetaks ja äkki Karen paneme kinni lindistamise.